Ma arvan, et see võib jääda vabasukeldumise ajaloo üheks kõige häirivamaks fotoks. See on viimane pilt Nicolase Mavoolist enne, kui ta kohtus õudse saatusega. Tema näoilme järgi võib peaaegu aru saada, et ta teadis, et midagi väga halba on temaga juhtumas. Alates treeninguõnnetustest kuni kummaliste õnnetuste ja valesti läinud maailmarekordi katseteni, see episood on vabasukeldumise õuduste kogumik. Nagu alati, soovitame vaatajatel olla ettevaatlikud. Kui juta ette, et seisad liivasel rannal, sind ümbritseb Bahama saarte särav sinine vesi. Õhk on soe ning vesi su jalgade ümber on rahulik ja selge. Selline oli vaatepilt 17. novembril 2013, kui Nicolas Mavooli, 32-aastane mees Brooklyni linnaosast New Yorgist, valmistus oma viimaseks vabasukeldumiseks. Ta oli siia tulnud Vertical Blue võistlusele, mis on vabasukeldumise maailmas mainekas sündmus, ja tema eesmärk sel päeval oli purustada veel üks Ameerika rekord. Vabasukeldumine on spordiala, mis viib inimkeha võimed vee all äärmusteni. Erinevalt sukeldumisest ei kasuta vabasukeldujad hapnikubaloone. Nad hingavad sügavalt sisse ja sukeldavad siis nii sügavale ookeani kui võimalik. See on ohtlik spordiala ja sa pead oma piire teadma. Aga mõned sukeldujad tahavad neid piire aina kaugemale nihutada. Ja Nicolas oli üks neist sukeldujatest. Tiini sinine auk, kus võistlus toimus, on maailma sügavaim teadaolev veealune karstilehter. See ulatub üle 202 meetri sügavusele. Kui juta ette, et seisad sügava, pimeda kaevu serval, maailma 3. sügavaima sinise augu ääres, teades, et kui sa sisse sukeldud, oled täielikult vee all ümbritsetud. Ainult vesi ilma hapnikuta ja ilma muu sukeldumisvarustuseta peale maski, lestade ja kalipso. Vabasukeldumine on spordiala, kus kõik toimub vaikuses. Pole pritsmeid, pole mootoreid, ainult sinu südamelöökide heli ja sügava vee surve sinu ümber. See võtab hinge kinni, kuid on ka äärmiselt ohtlik, ja Nicolas oli just sukeldumas selle sügavustesse. Kell 12.25 hõljus Nicolas selili, valmistudes vaimselt. Tema hingamine oli aeglane ja ühtlane, kui ta keskendus kopsude võimalikult suurele õhuga täitmisele. Ta valmistus sukeldumiseks, mida nimetatakse püsiraskusega sukeldumiseks ilma lestadeta. See tähendas, et ta ei tohtinud kasutada mingit varustust, mis aitaks tal alla või üles sujuda, vaid ainult omaenda jõudu. Ta eesmärk oli jõuda ühe hingetõmbega 236 jala sügavusele. Kui turvasukeldujad olid oma kohtadel, keeras Nicolas end ümber ja alustas sukeldumist. Ta liikus sujuvalt läbi vee. Tema keha lõikas sinist vett nagu nool. Teised sportlased ja pealtvaatajad jälgisid ärevalt pinnalt. Nad jälgisid Nicolai edenemist sonari abil, kui ta laskus. Kõik tundus korras olevat, kuni ta jõudis umbes 68 meetri sügavusele. Siis midagi muutus. Nicolas kõhkles hetkeks ja tundus, et ta kavatseb tagasi pöörduda. Sel murdsekundil tegi Nicolas valiku. Selle asemel, et pinnale ujuda, jätkas ta allapoole, otsustanud oma eesmärgini jõuda. Ülevalt vaadates tundsid mõned tema kaassukeldujad end rahutult. Mike Board, teine võistleja selles sukeldumisvõistluses, ütles hiljem, sellisele sügavusele sukeldumine ilma lestadeta on raske. Ma teadsin, et tal saab olema raske tagasi üles tulla. Lõpuks, pärast peaaegu 4 minutit vee all, tuli Nicolas pinnale. Tema nägu tuli veest välja ja ta võttis kohe prillid eest, andes kohtunikele märku, et temaga on kõik korras. Aga miski polnud korras. Ta rääkis ebaselgelt ja tema pilk oli kauge. Siis, ilma hoiatuseta, kaotas Nicolas teadvuse ja vajus tagasi vette. Turbatiim reageeris kiiresti, tõmmates ta välja ja asetades lähedal asuvale platvormile. Nad tegutsesid kiiresti, et teda elustada, tehes südamemassaaži ja muid esmaabivõtteid. Mõneks hetkeks ta pulss taastusid, kuid kadus siis jälle. Umbes 90 minuti pärast sai selgeks, et nad ei suuda teda päästa. Nicolas Mavooli kuulutati surnuks. See oli kõigile võistlusel viibinutele muserdav hetk. Nicolas oli saanud vabaujumise kogukonnas armastatud tegelaseks. Ta oli selles spordis suhteliselt uus, kuid ta oli juba avaldanud suurt mõju, purustanud rekordeid ja nihutanud piire. Alles mõned kuud varem, mais, sai temast esimene ameeriklane, kes sukeldus üle 330 jala ilma igasuguse abita. See sukeldumine oli olnud tohutu saavutus. Mõned ütleksid, et vaid 2 päeva enne oma saatuslikku sukeldumist hoiatati Nicolast ühe murettekitava sündmusega.
Ta proovis sukelduda 314 jalga kasutades teistsugust meetodit, mida nimetatakse vabaks sukeldumiseks, kus sa tõmbad end kõia abil alla ja tagasi üles. Aga ta ei suutnud oma eesmärgini jõuda. Kui ta pinnale tõusis, oli tal suus veri. See on märk sellest, mida nimetatakse kopsude kokkusurumiseks. See juhtub siis, kui sügavuse surve põhjustab kopsude kapillaaride lõhkemise. Kuigi arstid lubasid tal võistlemist jätkata, võis see juhtum teda alateadlikult mõjutada. Nicolase surm oli šokk kogu vabasukeldumise maailmale. See oli esimene kord, kui keegi suri rahvusvahelisel võistlusel ja kuigi ala on oma olemuselt ohtlik, oli see siiski traagiline meeldetuletus, kui kiiresti võivad asjad valesti minna. Ja Nicolas polnud ainus vabasukelduja, kelle elu lõppes ookeani sügavustes. Vähem kui aasta varem kaotas veel üks sukelduja. Audrey Mestre oma elu Dominikaani vabariigi rannikul rekordi katse ajal. Tema lugu on sama südantlõhestav. Audrey oli juba kogenud sukelduja. Ta oli varemgi rekordeid purustanud ning sellel nädalal treeningus jõudis ta 558 jala sügavusele, mis on sügavam kui enamik inimesi kunagi jõuab. Audrey oli vaid 18-aastane, kui ta valmistus püüdma maailmarekordit ühes kõige ekstreemsemas spordialas. Tema eesmärk oli laskuda ühe hingetõmbega 561 jala sügavusele. Ei mingit sukeldumisvarustust, ei mingit hapnikuvaru, ainult puhas inimtahe ja sügav side ookeaniga. 2002 aasta. 12. oktoobril seisis Audrey Mestre Dominikaani vabariigi ranniku lähedal paaditekil. Ookean laotus tema ees lõputult, pealtnäha rahulik, kuid peites endas uskumatuid sügavusi, mida ta oli kohe avastamas. Ei püüdnud lihtsalt isiklikku rekordit püstitada. Ta tahtis ületada maailmarekordi, mis kuulus tema abikaasale, Francesco Pipin Ferrerasele. Pipin jõudis 531 jala sügavusele. Audrey ja Pipin olid aastaid koos treeninud ning neid sidus ainulaadne side läbi armastuse mere vastu. Vaba sukeldumine ei ole nagu teised spordialad. Vigu ei tohi olla. Mida sügavamale sukeldud, seda rohkem rõhk suureneb, surudes su kopsud kokku ja aeglustades su südamerütmi. Sügavusel, kuhu Audrey sihtis, oleks rõhk umbes 18 korda suurem kui pinnal. Enamik inimesi ei suudaks sellega toime tulla, kuid Audrey jaoks oli see väljakutse, millele ta oli valmis vastu astuma. Sel laupäeval näis kõik olevat valmis. 13 turvasukeldujat asusid erinevatele sügavustele, et jälgida Audrey sukeldumist ja vajadusel abistada. Ta kavatses kasutada kaabliga kinnitatud raskustega kelku, et kiiresti sihtsügavusele laskuda. Kui ta oli kohale jõudnud, pidi ta täispuhutava õhupalli abil mõne minutiga pinnale tagasi tõusma. Sukeldumine pidi kestma alla 4 minuti, kuid asjad ei läinud plaanipäraselt. Audrey hingas sügavalt sisse, täitis oma kopsud ja haaras kelgu. Ta laskus kiiresti, maailm tema kohal kadus, kui vesi muutus tumedamaks ja külmemaks. Kui ta jõudis 561 jala sügavusele, läks aga midagi valesti. Tema õhupall ei täitunud korralikult ja ta ei tõusnud enam pinnale. Kiireks sukeldumiseks mõeldud katse muutus 9-minutiliseks võitluseks. Turvasukeldujad said aru, et midagi on valesti ja tormasid appi, kuid oli juba liiga hilja. Tema abikaasa Pipin sukeldus, et teda päästa. Ta tõmbas Audrey ülejäänud tee pinnale, kuid selleks ajaks, kui nad üles jõudsid, oli Audrey teadvuseta. Vaatamata kohestele elustamiskatsetele, sealhulgas südame kopsu elustamisele, ei tulnud Audrey enam teadvusele. Maailm oli just kaotanud ühe oma eredama tähe vabasukeldumises. Uudis Audrey surmast raputas kogu sukeldumiskogukonda. Paljud inimesed küsisid, mis valesti läks. Esialgne lahkamine tuvastas, et ta uppus, kuid kogu juhtumi üksikasjad tulid päevavalgele alles nädalate pärast. Küsimusi tekkis selle kohta, kas ohutusnõudeid oli korralikult järgitud. Mõned uskusid, et vees polnud piisavalt ohutussukeldujaid, et kiiresti reageerida. Teised tõid välja, et paadil polnud kohe meditsiinilist abi saadaval, mis viivitas õigeaegse raviga. Audrey surm sütitas arutelud piiranguteta sukeldumise tuleviku üle. See distsipliin, kus sukeldujad kasutavad kelke kiireks laskumiseks ja tõusmiseks, võib viia nad äärmuslikesse sügavustesse, milleks inimkeha pole loodud. Selle spordiala kriitikud, nagu endine Itaalia vabasukeldumise meister Umberto Pellizzari, väitsid, et piiranguteta sukeldumisest on saanud pigem adrenaliinisõit kui tõeline oskuste proovilepanek. Riskid olid lihtsalt liiga suured. Nendel sügavustel kogeb keha uskumatut pinget. Südame löögisagedus langeb alla 20 löögi minutis ja kopsud surutakse kokku vaid murdosani nende tavalisest suurusest.
Veri voolab jäsemetest eemale, kaitstes elutähtsaid organeid. Seal allpool on see nagu võõras maailm ja ellujäämiseks kulub kogu su jõud. Rudy Castanera, vabasukeldumise organisatsiooni president, ütles, et oli selge, et midagi sellist juhtub varem või hiljem. Sügavused, kuhu sukeldujad jõudsid, hakkasid ületama inimkeha taluvuspiire ja õnnetused muutusid üha tõenäolisemaks. Täpselt nagu Audrey pidi ka teine vabasukelduja, Stephen Keenan, seisma silmitsi omaenda võitlusega sügavustega. 2017 aastal oli Stephen Keenan tuntud tegelane vabasukeldumise maailmas. Ta polnud lihtsalt osav sukelduja, vaid ka ohutusekspert. Ta pühendas oma elu sellele, et aidata teistel sügavsukeldumise riskidega toime tulla. Selle aasta 22. juulil näis kõik olevat ideaalselt planeeritud sukeldumiseks Dahabi sinises augus Egiptuses. Steven oli valmis abistama oma sõpra ja Itaalia tippsukeldujat Alessia Zecchinit, kui ta üritas ületada üht maailma ohtlikumat veealust moodustist – kaart. Kui sa pole varem kaarest kuulnud, siis see on umbes 55 meetri sügavusel asuv looduslik veealune tunnel. Sukeldujad läbivad selle tunneli, liikudes ühest sinise augu servast teise. See on ilus, kuid salakaval, sest sügavus ja tugevad hoovused muudavad selle ohtlikuks. Paljud sukeldujad on seal oma elu kaotanud, alahinnates ohte. Kuid Stephen Keenan, tema turvasukeldujana, tundis Alessia end enesekindlalt. Nad olid koos treeninud ja Steven oli varemgi kaarest mitu korda läbi ujunud. Tegelikult oli Alessia suurepärases vormis. Ta oli treeninud eelseisvaks maailmameistrivõistluseks ja kaarest läbi hobisse sukeldumine tundus talle lihtsa käkiteona. Tema treeneri ja sõbrana oli Steven korraldanud kõik viimse detailini. Kogenud instruktoritest ja sukeldujatest koosnev turvameeskond oli sukeldumist korduvalt harjutanud. Ajastus oli võtmetähtsusega. Steven pidi kohtuma Alessiaga kaare väljapääsu juures ja saatma ta tagasi pinnale. Kõik oli planeeritud sekundi pealt. Aga mõnikord võivad asjad isegi parima planeerimise juures valesti minna. Alessia alustas oma sukeldumist, laskudes sujuvalt sinisesse auku, järgides hoolikalt ajastatud rutiini. Plaani kohaselt pidi Alessia laskuma allapoole vabalt sukeldudes, tõmmates end köia abil ning seejärel ületama kaare ilma lestadeta. Steven oli talle öelnud, et ta hoiaks end riffi seina lähedale, et vältida kokkupõrget kahe tehnilise sukeldujaga, kes teda filmisid. Kõik tundus minevat ideaalselt, kui Alessia hakkas kaarest üle minema, kuid just siin läks esimene asi veidi viltu. Kuna Alessia polnud kunagi varem kaarest läbi ujunud, polnud ta tuttav valguse peente muutustega, mis oleksid talle märku andnud, kui ta on väljunud. Ta jätkas ujumist mööda riffi seina, mõistmata, et oli juba keskpunktist möödunud. Selles punktis liikus ta kiiremini, kui oli oodata, osaliselt sügavuse tõttu. Kareke asub 180 jala sügavusel, kus sukeldujad muutuvad negatiivse ujuvusega ja vajuvad kiiremini kui plaanitud. Samal ajal valmistus Steven oma sukeldumise osaks, muutuva raskusega sukeldumiseks, kus ta laskub raskuse abil, et kohtuda Alessiaga, kui ta kaarest väljub. Aga siis juhtus midagi ootamatut. Vahetult enne laskumist palus Stephen endale lisaks 10 sekundit. Keegi ei teadnud miks ega esitanud sel hetkel küsimusi. Stephen oli ülemus, see, kes korraldas kõike, ja ta oli juba mitu korda edukalt kaarest üle läinud. Nii et kui ta palus veel 10 sekundit, usaldas tema meeskond teda. See väike viivitus tähendas aga, et kui Stephen jõudis põhja, oli Alessia juba kaarest väljunud ja ta oli köiest palju kaugemal, kui oli oodatud. Stephen sai sellest kohe aru ja tormas tema poole. See oli järgmine asi, mis valesti läks. Selle asemel, et juhatada ta tagasi kaugema köie juurde, tegi Stephen kiire otsuse alustada nende tõusu just seal. Alguses ujus Alessia ise, Stephen otse tema taga. Ta jälgis tähelepanelikult, valmis vajadusel appi tulema. Kuid kui nad pinnale lähenesid, nägi Stephen, et Alessia väsib. Ta haaras tal puusadest, et aidata tal ülejäänud tee ülespoole liikuda. Hooves oli tugevam, kui nad olid oodanud, ja see kandis neid eemale kohast, kuhu nad olid plaaninud pinnale tõusta. Kui nad pinnale jõudsid, oli Alessia endiselt teadvusel. Ta oli väsinud, kuid teadlik oma ümbrusest. Just siis läks kolmas asi valesti. Steven, mees, kes oli olnud kõigi kaitsja, oli näoga vee all. Alguses ei saanud keegi aru, mis oli juhtunud. Läheduses oli grupp snorgeldajaid, kes tegid palju lärmi ja pritsisid vett, mistõttu oli Alessia abihüüdeid raske kuulda.
Ta keeras Steveni kiiresti ümber ja nägi, et ta ei hinganud. Siis tekkis paanika. Sinise augu ümber olnud turvameeskond tormas appi. Nad tegid vees päästehõhku, kui ujusid Steveniga tagasi kaldale, kuid teadsid, et aeg hakkab otsa saama. Kui nad kaldale jõudsid, oli selge, et midagi oli väga valesti. Meeskond tegi elustamist, kuid vajalik varustus puudus. Sel ajal ei olnud sinises augus defibrillaatorit ja isegi kiirabi pidi vee äärest kaugele parkima. Hoolimata nende parimatest pingutustest ei tulnud Steven enam teadvusele. Steven Keenan suri sel päeval, kui ta päästis sõpra. Sukeldujate arvates võis ta kogeda madala veeminestust. See seisund tekib siis, kui aju jääb äkitselt hapnikuta. See oli laastav kaotus mitte ainult sukeldumiskogukonnale, vaid kõigile, kes teda tundsid. Ta oli paljudele kangelane, treener, sõber ja mees, kes andis kõik, et tagada teiste ohutus. Kuid mitte kaua enne seda tabas vabasukeldumise maailma veel üks tragöödia. Natalja Molchanova oli legend vabasukeldumise maailmas. Sündinud Nõukogude Liidus. 1962 aastal kasvas ta üles range distsipliini ja raske töökeskkonnas. Ta treenis nagu vana Nõukogude aja sportlane, kuid südames oli tal palju rõõmu ja naeru. Natalja hakkas vabasukeldumisega tegelema alles 40-ndates eluaastates, mis oli ebatavaline spordiala puhul, kus paljud sportlased alustasid noorelt. Aga see ei takistanud tal kiiresti parimaks saamast. Ta nihutas piire, mida keegi ei pidanud võimalikuks tema vanuses naise jaoks ega tegelikult kellegi jaoks. Oma karjääri jooksul purustas Natalja 41 maailmarekordit ja võitis 23 maailmameistritiitlit. Ta oli tuntud oma erakordse järjekindluse ja rahulikkuse poolest äärmise surve all. Ta ei olnud tuntud ainult oma füüsiliste võimete poolest, vaid arendas ka vaimseid tehnikaid, et jääda surve all rahulikuks ja keskendunuks. Üks neist tehnikatest oli midagi, mida ta nimetas tähelepanu dekontsentratsiooniks. See oli meditatsiooni vorm, mis võimaldas tal oma tähelepanu hajutada kogu ümbritsevale keskkonnale, selle asemel, et keskenduda ainult ühele asjale. Ta ütles, et see aitas tal sukeldumise ajal löögastuda ja olla teadlik oma keha seisundist. Natalja uskus, et see vaimne tugevus oli sama oluline kui füüsiline treening. 53-aastaselt peeti Nataljat maailma parimaks vabasukeldujaks. Tema hüüdnimi Masin tuli tema võimest spordis peaaegu kõigist teistest kauem vastu pidada. Oli see siis pideva raskusega sukeldumine, kus sukeldujad peavad sama raskusega pinnale tagasi ujuma, millega nad alla läksid, või piiranguteta sukeldumine, kus kelk viib nad sügavale vee alla. Natalja domineeris igas distsipliinis. Kuigi Natalja oli maister rahulikuks jäämises ja hingamise kontrollimises, on ookean alati ettearvamatu. 2. augustil 2015 andis Natalja Hispaanias vabasukeldumise tunde ühele jõukale vene õpilasele. See oli päev nagu iga teinegi, kuid pärast tundi otsustas ta ise sukelduma minna. See ei pidanud olema midagi liiga sügavat ega keerulist, eriti temasuguse jaoks. Ta oli varem palju sügavamale sukeldunud, nihutades inimvõimete piire. Aga seekord läks midagi valesti. Keegi ei tea täpselt, mis sellel sukeldumisel juhtus. Natalja ei olnud kaasas turvasukeldujaid, mis on tavaline võistlusväliste sukeldumiste puhul. Lõppude lõpuks oli Natalja grupi kõige kogenum sukelduja ja see tundus olevat tavaline sukeldumine. Kuid kui ta ei tulnud pinnale tagasi, hakkasid tema kaassukeldujad muretsema. Nad otsisid, kuid Natalja oli kadunud. Päevade kaupa kammisid otsingumeeskonnad Hispaania ranniku lähedal vett, kuid nad ei leidnud tema keha kunagi. Arvatakse, et tugevad veealused hoovused võisid ta minema viia või et ta võis sügaval vee all teadvuse kaotada. Vabasukeldumise maailmas on minestused alati ohuks, eriti kui keha jääb liiga kauaks ilma hapnikuta. Ilma turvasukeldujateta võivad isegi parimad vabasukeldujad ookeanis kaduma minna. Natalja kadumine oli sukeldumiskogukonnale tohutuks šokiks. Kuidas sai keegi nii osav, nii distsiplineeritud ja nii tugev kaduda näiliselt lihtsa sukeldumise ajal? Tema poeg Aleksei Molchanov, kes oli samuti vabasukeldumise maailmameister, otsis teda päevade kaupa. Pärast pikka otsingut leppis ta lõpuks sellega, et tema ema on läinud. See oli muserdav hetk nii talle, nende perele kui ka kõigile, kes olid Nataljat imetlenud. Paljud arutlesid selle üle, mis täpselt valesti läks.
Mõned arvasid, et Hispaania ranniku lähedal olevad tugevad hoovused võisid olla liiga tugevad isegi nii kogenud inimese jaoks nagu Natalja. Teised mõtlesid, kas ta võis kogeda madalas vees teadvuse kaotust, ohtlikku seisundit, mis tekib siis, kui sukelduja kaotab teadvuse enne pinnale jõudmist. Mis iganes ka põhjuseks oli, Natalja oli läinud, kadunud sügavustesse, mis olid tema erakordset elu kujundanud. Nii liituski Natalja Moltšanova nende sukeldujate legendidega, kes on sügavustesse kadunud. Üks nädal hiljem üritas veel üks sukelduja püstitada omaenda maailmarekordit ja seisis samuti silmitsi traagilise lõpuga. Guy Garman, tuntud ka kui Dog Deep, polnud piiride nihutamises võõras. 15. augustil 2015 üritas ta seda, mida paljud sukeldujad peaksid mõeldamatuks. Purustada maailmarekord, sukeldudes Ameerika Ühendriikide Neitsi saartel St. Croix ranniku lähedal 1200 jala sügavusele. Aga see sukeldumine polnud Garmani jaoks ainult rekordi püstitamine. See oli inimvõimete proovilepanek ning aastatepikkuse planeerimise ja ettevalmistuse kulminatsioon. Siiski, hoolimata tema pühendumusest ja hoolikast planeerimisest, läks kõik kohutavalt valesti ning Garman ei tulnud elusana pinnale. Garman oli 56 aastat vana ja oli sukeldumisega tegelenud vaid umbes 4 aastat, kuid tema kirg selle spordiala vastu põles eredalt. Ta oli otolaryngoloog, kõrva, nina ja kurguhaiguste spetsialist. Tema meditsiiniline taust andis talle ainulaadse vaatenurga sellele, kuidas inimkeha suudab kohaneda äärmuslike veealuste tingimustega. Sukeldumisest oli saanud tema jaoks midagi enamat kui lihtsalt hobi. See oli kinnisidee. Garman oli juba varem teinud süvasukeldumisi, jõudes eelmisel katsel 813 jala sügavusele. Seekord oli Garman valmis minema veelgi sügavamale. Kui Garman ja tema meeskond sukeldumiseks valmistusid, tundus kõik olevat korras. Nad olid 2 aastat planeerinud, harjutanud ja kokku pannud tugimeeskonna, kuhu kuulusid ka tema poeg Kip ja tema abikaasa. Garmani sukeldumine järgiks hoolikalt koostatud plaani. Ta laskuks koos tugisukeldujatega umbes 656 jala sügavusele, seejärel jätkaks üksi kuni 1200 jala märgini. Kui ta on seal, haarab ta sügavusmärgise, et tõestada, et ta jõudis sinna, ning tõuseb tagasi 656 jala sügavusele, kus tema meeskond ootab teda viimaseks tõusuks pinnale. Kuid nii sügavale sukeldumine toob endaga kaasa äärmuslikud riskid. Mida sügavamale sa lähed, seda suuremaks muutub surve. 1200 jala sügavusel on surve 35 korda suurem kui pinnal. See on nagu 3 elevandi raskus sinu peal. See tohutu surve võib inimese kopsud kokku suruda ja nendel sügavustel muutub isegi selge mõtlemine raskeks, kuna tekib seisund nimega lämmastikunarkoos. See juhtub siis, kui õhupaakidest pärit lämmastik koguneb vereringesse, põhjustades segadust ja eufooriatunnet, mis võib mõtlemist hägustada. Selle vastu võitlemiseks kasutavad sukeldujad spetsiaalset gaasisegu nimega Trimix, mis vähendab lämmastiku taset. Kuid isegi nende ettevaatusabinõudega on riskid tõsised. On olemas ka dekompressioonitõve ehk kessoontõve oht. Kui sukelduja laskub sügavale ookeani, neelab tema keha lämmastikku. Kui nad tõusevad liiga kiiresti pinnale, võib lämmastik moodustada nende vereringes mulle, mis põhjustab tugevat valu, orgaanikahjustusi või isegi surma. Selle vältimiseks peavad sukeldujad tegema dekompressioonipeatusi, peatudes erinevatel sügavustel teel pinnale, et nende keha saaks ohutult kogunenud lämmastikku vabastada. Garman teadis seda hästi ning tema sukeldumisplaanis oli arvestatud dekompressioonipeatustega teel pinnale. Garmanil oli seljas 5 ballooni, mis olid täidetud trimiksi, hapniku, lämmastiku ja heeliumiga, et teha sügav sukeldumisi üle 100 jala. Ta kavatses laskuda kiirusega 100 jalga minutis, eesmärgiga jõuda 12 minutiga 1200 jala sügavusele. Meeskond mõõtis hoolikalt sukeldumisliini ja kinnitas selle ookeani põhja külge. Nad kontrollisid kõik 2 korda üle ja tundsid end kindlalt. Kell 6 hommikul sisenesid Garman ja tema tugimeeskond vette. Alguses kulges laskumine plaanipäraselt. Meeskond järgnes talle kuni 200 meetri sügavuseni, kus nad peatusid ja Garman jätkas üksi. Tema ülesanne oli lihtne. Järgida sukeldumisliini põhjani, haarata märgis ja naasta. Garman tundis rahutust, kui ta laskus tindi musta pimedusse. Tuttav varustuse raskus tundus raskemana. Eraldus oli üle jõu käiv. Õhk surus ta rinnale ja tema mõte kihutas tuhandete muredega. Ta võitles paanikahooga, keskendudes oma hingamisele ja sukeldumisliinile. Pinnal olev meeskond ootas,
et ta jõuab nende juurde 656 jala sügavusele umbes 38 minuti pärast. Kuid minutid venisid tunniks ja siis 2. Aja möödudes polnud näha ei Karmanit ega isegi mullide tõusmist sügavusest. Teema tugi sukeldujad alustasid kiiresti sügavamale otsimist, lootes teda leida. Olukord muutus iga mööduva minutiga üha kriitilisemaks. Sukeldujad uurisid pimedaid vesi, otsides märke, kus Karman võiks olla. Aga ei olnud midagi. Ei mulle, ei liikumist, ainult vaikus. Meeskond otsis tunde, kuid sai peagi aru traagilisest tõest. Midagi oli läinud kohutavalt valesti ja Karman ei tule tagasi. Tema naine ja poeg, kes olid pinnal ärevalt oodanud, tundsid end laastatuna. Sellest, mis oleks pidanud olema võiduhetk, sai kujuteldamatu õudusunenägu. 3 päeva hiljem leiti Karmani surnukeha. Tema varustus oli terve ja tema paluun oli endiselt küljes. Kuid keegi ei teadnud täpselt, mis tema sukeldumise ajal valesti läks. Eksperdid uskusid, et lämmastikunarkoos võis mängida rolli. Narkoos on pöörduv teadvuse muutus, mis tekib sügaval sukeldumisel. Selle põhjustab teatud gaaside anesteetiline toime kõrge osarõhu juures. Sellistel sügavustel võivad isegi kogenud sukeldujad desorienteeruda ja kaotada suunataju. Paljud sukeldujate kogukonnas olid enne Karmani sukeldumist muret avaldanud. Kuigi ta oli kirglik ja otsusekindel, oli ta sooritanud vaid umbes 600 sukeldumist. Kuigi see võib tunduda palju, on süvasukeldumine täiesti erinev maailm. Sukeldumine 1200 jala sügavusele nõuab kogemustaset, mis on vaid vähestel sukeldujatel. Tegelikult on maailmas alla 800 jala sügavusele sukeldunud autonoomse hingamisvarustusega vähem kui 10 inimest ning rohkem inimesi on kõndinud kuul, kui edukalt nii sügavale sukeldunud. Vaid nädal enne sukeldumist postitas Karmani meeskond YouTube'i video, kus näidati nende ettevalmistusi. Kogenud sukeldujad vaatasid seda ja tundsid muret. Nad pidasid sukeldumist Karmani kogemuste jaoks liiga ambitsioonikaks ja uskusid, et tema meeskonnal puudub sellise ohtliku missiooni jaoks vajalik pädevus. Nad hoiatasid, et see sukeldumine oli täis ohumärke. Sügav sukeldumine on üks ekstreemsemaid väljakutseid, millega inimene võib silmitsi seista, ja ükski ettevalmistus ei suuda riske täielikult kõrvaldada. Ookean on ettearvamatu ja isegi kõige väiksem viga võib lõppeda surmavate tagajärgedega. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt.